Tervist, 23. september, Risto Farming kanal, Saaremaa loomaed, väga ammu pole näinud, aga lähme vaatame, mis siis vahepeal uut ja head juhtunud on. Suvi on läbi, septembri teine pool juba. Kõigepealt lähme poodi. Poes on meil siis uutest kaupadest meie enda mesi, Ruudi ja Suusi mesi, mis on tegelikult tõesti viimased purgid juba. Viimased purgid sel aastal oli meil väga edukas mee aasta selle kohta, et meil on väga vähe mesilasi. Mõtlen, et Renati 2 peal seda teeme. Mina õpin, Renat on varem teinud. Muidu on ka muidugi uut kaupa poes igas sugust on ja, aga just see, et mesilastega läks sel aastal hästi. Saime palju mett, tundub rohkem kui eelmine aasta. Nüüd on kõik talvekorterisse ära pakitud. Loodame, et järgmine aasta läheb ka hästi, et võiks tegelikult natuke suurendada seda mesilavärki meil, et see oleks äge. Mulle iseenesest meeldib, et tundub põnev. Praegu siis ka järgmise aasta plaanides siis nii palju, et viirpapagoid siin oma vana puuriga lahkvad siit, et see põhimõtteliselt selle lõhume ära, viirpapagoid tulevad loomaaia alasse, see on hästi vana puur siin ka. Selle koha peal tuleb uus kohviku köök. Seesama kohvik, mis siin taga on, selle lammutame maha, ta ei ole mõeldud selliseks mastaabiks ja ta ei ole olnud ka kordagi mõeldud alguses kohvikuks on ja. Ehk siis selle lõhume ära ja tuleb uus ja parem. Et ta on hommik, esimene sükene natuke jahedam, muidu on olnud päris soe, hästi vihmane sel aastal, hästi vihmane, mis ei ole kuidagi soosinud seda ehituse poolt ja teedeehitust, aga on jõudnud siis Roomate maja vundamendi karkass siin, raud on sees, soojustus on all, ootame nüüd betooniauto vastust, seepärast, et see on üks esimesi vundament, ongi esimene vundament, mida ma ei ole vist nõus enam käsitsi valama, ma ei viitsi, et lihtsalt sellega läheb palju betooni läheb ja aega, jõudu, ressurssi läheb niikuinii palju. Seega me praegu plaanime, et äkki me saame betooniauto ja saame selle ära valada. Et siia läheb mingi 6-7 kanti betooni, autosse mahub põhimõtteliselt 10, seega ma pean vaatama ruttu ühe väikse vundamendi veel, et saaks ühe autotäie tuua ja siis ära valada, et äkki me saame mingi hea diili ka. Aga enne kui vihm hakkab sadama, praegu on hommik, inimesi veel ei ole, sest inimesi veel ikkagi käib, mis on iseenesest hästi tore. Et üks asi, mida me oleme siin suve jooksul vaikselt teinud, kui ei saja ja kui vähegi masinid kannatab peale, siis on uued teed on ja siin tagapool taluloomade osas muidu oli siin ilge sopa mülgas kogu aeg, sest siin on vaja ATV ka sõita ja siin on 2 meetri laiune tee siis nüüd, et geotekstiil all, korralik kruus peal, see on nagu looduslik kruus, suurema kiviga ka, et ta jääks tugevam. See läheb siis kuni siia veisteni ja siit läheb tulevikus ka edasi tõenäoliselt ja siis läheb siit meie sõber väike kääbus Vassanti lammastab. Ta näeb inimesi, siis ta karjub, ta teab, et ta on siin sündinud, ta teab, et kui inimesed tulevad, siis inimesed on tema jaoks ja siis ta tahab nagu tähelepanu kogu aeg. Aga see tee läheb praegu siit, see kõige sopasem koht üldse, et see läheb siit taluloomade osast läbi, mitte teab mis kaugele, see tuleb teha, see läheb põhimõtteliselt sinnamaani, kohe näitan edasi, aga see tee tuleb teha ka siit vahelt, ehk siis sealt metallpuuri juurest. Aga paari päevaga on kerkinud siia siis sükene väikene majakene ja just nende Vassanti lammastele talveks. Nendel ei ole, muidu me eelmine aasta panime need kõik veel sinna ühte lammastemaja kokku, aga sel aastal nad jäävad oma aeda ja saavad oma maja. Et see on siis nii kaugele jõudnud, et on vundament on olemas, seinad on olemas, haken on veel puudu, kile on juba katusel, katuse plekk on löömata, et selle saab kiiresti tehtud valmis. Et nüüd meil on võimalus, meil on avant, me saame killustiku vedada, et nüüd on killustiku padi all ja betoon peale, et enam ei pea nagu käsitsi täitma seda, et saab nagu kiiremini vundamendid ka tehtud. Ja siis siit läheb see taluloomade osa edasi ja see tee jõuabki praegu siiamaani, sest siis hakkas juba sadama, rohkem edasi ei saanud ehitada. Kuna me juba seda teed vaatasime, siis lähme vaatame need tee asjad lõpuni, ehk siis pinnase täitmine lihtsalt jõhkralt. Et vaatame need teed lõpuni, siis vaatame edasi need ehitused, mis me oleme teinud siiamaani ja arengud ja arendused. Et praegu läheme siit Kalle juurest läbi. Kalle on ikkagi täitsa kaamli nägu läinud juba. Kalle on minu lemmik, ta on ilge nunnu. Et eks me tegeleme sellega, et kunagi võiks Kallele saada kaaslase. Et läheme siit keti juurest läbi. Ketid on ees, kust inimesed ei tohi minna.
ketid kinni tagasi ja siis põhimõtteliselt siin tagapool oleme jõudnud siis siia Kalle aia taha killustiku teega, samamoodi geotekstiil alla, mis ta on 15-32 killustik läheb siis siia peale, see on ka 2 meetri laiune tee, natukene laiem, annab põhimõtteliselt 2 meetrine geotekstiil on siin all ja see on siis loomaaia tagune talitustee siis niinimetatud. See tuleb tegelikult väga kaugelt juba, aga pihta ja oleme jõudnud siis siiamaani välja, et tegelikult mõtlengi siis nii, et siit saab talitust teha vaata aastaringselt tagant poolt on ju, ei tee mudaseks, sopaseks, see juba aitab praegu megalt ja oleme jõudnud sinnamaani ja see läheb sealt siis saab kokku selle taluloomade osa teega, mis on siis see loodlik kruus, mille peal käivad inimesed ka. Killustiku tee peal inimesed ise ei kõnni. Kuna me oleme siin juba maaradaia taga, siis ma näitan teie ruttus selle ka ära, et üleeile avastasime Aivo avastas, et maaradel on uus beebi. Me ei osanud oodata üldse teist pesakonda, aga ma ei tea, kas te näete, aga temal kõhu all on uus beebi. Selles pesakonnas on üks, ainult kevadel oli 2 on ju, ja hullult nunnu, väike üllatus, uus maarabeebi. Ja me ei näinki ta sellepärast, et ta peidab ennast väga hästi nendes, need on nulud, vanad nulgude sisse, saab ennast peita ja on uus pesakond sel aastal, ehk siis 2 maarade pesakonda on sel aastal, nii et väga edukas maarade aasta, ütleme siis nii. Aga nüüd läheme siit vahelt tagasi uuesti, et see tees lähebki jah, et see läheb sinna taha välja ja muidugi meil on turvaaed ümber loomaaia, mis on tegelikult ju ülikasulik. Nii, siis siin tagapool, kus on meie Miia ja Jussike, siin on meie ahvid on ja ahvikesed valgetupus marmosetid, nemad elavad praegu seisuga surikaatidega samas majas. Oleme avastanud, neid peetakse koos küll, aga me oleme avastanud seda, et see tolm, mis surikaadid tekitavad oma kaevamisega, ei ole neile hea ja surikaat niikuinii tekib juurde ja see maja saaks suurema endale, siis Miia ja Jussikese maja tuleb siia. Et eile Meelisega alustasime seda, mina tõin killustiku, Meelis tegi kasti, aga Miia Jussikese maja tuleb siia, see tuleb tunduvalt suurem, kui neil praegu on tegelikult, ehk siis teeb 3x4 meetrit, 3x3 on siis seesama puur ka neil siin, 3x3 jääb ahvikestele ja siis 1 meeter siia ette jääb siis sükest niinimetatud talitaja ruumi, kus saab siis hoida mingid söötasid, telefon heliseb, mingid söötasid ja siis oleks see nagu point, et ma võtan vastu. Ega ma täpselt ei tea, kuhu ma jutuga jäin, aga kena tuli vahele. Ühesõnaga, Miia ja Jussikese maja tuleb siis siia taha veel, siia rohkem, siia joone peal, nagu neid maju ei mahu, aga nende maja tuleb sinna piisavalt suur ka juurde kasvule ja siis see sama aedik, mis siin on, selle lõhume ära ja selle asemel tuleb nendele uus aed. Sükene, mis aed, puur, neil on ikkagi puur, et sükene korralik metallist puur. Meelis on tööl, väga hea. See sügis tõenäoliselt tuleb ka siit surikaatide poolt üks üllatus veel sellepärast, et meie see juhtpaari eman on jälle suhteliselt jämedaks läinud, nii et ma arvan, et meil tuleb 1 pesakond veel sel aastal. Et siis me saame hakata surikaatega nagu justkui teiste loomaadadega vahetuskaubana pakkuma, sellepärast, et siis on nagu meie looma ja loa peal on 9 surikaati ja 9 on nagu me leiame, et umbes see piir ka, et nagu rohkem pole mõtet, siis neil on nagu karjatunne juba, aga siis sealt üle hakkab nagu toitu nagu hästi palju minema, et see on niisugune 9 on hea piir, ma ise arvan. Et skungiaeda ma vist näitasin, see on niisugune tegusid täisa, et sinna toimetavad korralikult. Skungi maja on ju pooleks on ja teisele poole tulevad ümised ja ümisejate aed on siis nii kaugel, et on vundament olemas, on karkass olemas, on uus võrkpõhi on ja uus killustik või see kruus peale pandud, et nad saaks kaevata. Aga sellega ei ole nagu me ei tegele praegu sellega väga edasi, sest sellega ei ole nii kiiret see sisustusega, sest ümised lähevad ju talvunne. Ümised läheb talvunne ja siis nad on juba sellised loiud, sest on suht jahe. Et puhtalt seda on vaja nagu järgmiseks kevadeks. Tõenäoliselt me teeme valmis, kui maa nüüd tahkeks läheb, et me saame vedada sinna kive ja asju sisse. Aga lihtsalt ongi sadanud nii palju, et väga pole saanud teha sükest asja. Nii, minu super suur, ma ütlen ise saavutus selle kohta, metallpuur, Zumapuur. Zumapuur on
võiks öelda, et valmis. Ta on valmis keevitatud, karkass on keevitatud, paneelid on külge keevitatud, keevituskohad on üle värvitud. Et see on selle suve sükene jõhker töö, mille ma siis nagu valmis sain, et siin ei ole muud. Siin lihtsalt istud seal sees ja siis imetad ise, et see on väga võimas, et Suuma õhtuti ja öösel siin sees juba täiega toimetab. Inimestele me teda kahjuks veel näidata ei tohi mingitel täiesti jaburatel asjaoludel, mis on leiutatud, ma ütlen ausalt, aga sellest kunagi pikemalt, kui see asi on lahendatud, sest praegu lahendamine toimub, vähemalt meie poolt küll. Et Suuma on siis praegu ta siin sees ei ole, aga öösel alates kella 6, kui loomad läheb kinni, siis ta toimetab siin, möllab ja mängime koos väga hoolega. Et öösel ta võib siin olla. Et temal on pallid ja mänguasjad, et ta kasutab see puuri päris võimsalt ja ägedalt, et talle meeldib hullult ronida ja ta nagu naudib neid platvorme, mis mulle väga meeldib. Selle saarepuu lehed on ta juba maha kõik tõmmanud, nii et seda ma kartsin, et ta neid lehti tõenäoliselt retsima hakkab, mis nagu liiguvad, millega saab mängida. Aga siin on puidpõõseid päris palju, et küll nad taastuvad. Ja eks tema saab ka vanemaks, siis lõpuks ta nagu ei lammuta ja ei mängi enam niimoodi kõikide sükste kasvavate asjadega. Aga see puur siis on raudkarkass, korralik raud peale keevitatud, 5,7 meetrit on ta kõrgem maast, päris kõrge, päris suur, 20 meetrit, 10 meetrit ja siia peale läks megalt neid paneele. Paneelid pealt on siis omavahel kokku keevitatud, ehk tekib topelt sükene murdekoht veel on ja, et see 3D paneeli 3D koht, nagu see mõttes 2 tükki on veel topelt, jääb päris tugev, nii et mina käisin seal peal täiesti tuimalt. Ja nende talade peal käies alguses mul oli äkki mure, et äkki jääb kuidagi natukene läbivetrum, et lumeraskust, mis iganes, aga mina saan seal peal käia, hüpata, karata ja mitte mingit paindumist ei tule, seega see on võimas, tugev, täpselt nii, nagu ma lootsin. Aga kunagi ei tea ju enne, kui asi on valmis on ja. Järgmine suurem projekt, mis on siis siin, on leemuri maja ja leemuri puur tuleb siia ette ja leemuri puur tuleb samasugune, ehk see hakkab sealt pihta, samasugune, sama mudeliga tuleb siia ette sükene võimas kõrge, et nad saaks ronida samamoodi metallist, aga leemuri maja saab olema niimoodi, et leemurid saaks see talju siia sisse. Lähme vaatame kohe. Eile hommikul ma panin siia juba sisustust, lähme sisse, uks on soojustamata veel, see on kõige soojem maja tõenäoliselt, mis me ehitanud oleme. Kõige soojem maja, mis me ehitanud oleme, ma loodan, et on valgust piisavalt. Siia kohta tuleb siis vahesein, vaheuks, Pontsik tahab välja minna, vahesein, vaheuks, siis siin on selline eesruum, kuhu tuleb siis kõik tehnikasjad, ruuter tuleb siia seina peale, siia tuleb tõenäoliselt mingisugune, samamoodi söögiasjad neile on ja tünnidega, et saab siia ette ära panna ja see on nagu vajalik see esimene niinimetatud koridor, võrksein vahel, et nad ei saaks nagu põgeneda, kui keegi ukse lahti jätab. Et siit läheb siis sisse. Siia tuleb veel asju, aga praegusega ma jõudsin siis nii kaugele, et ma panin oksad ära, mõned suuremad puud justkui, need ei ole üldse nii väikesed puud, need on korralikud, päris lahmakad, kui me vaatame käekõrval, see on ikka päris suur puu ja siis siinpool on aknad, aknaääred on veel teha, aga see aken on siis talvel päikese võtmiseks neil, sest päikesering on seal ja siis saavad siis nagu inimesed sisse kohata, kui vajadus on ja, aga pakettaknad 2 tükki päikeseringi jaoks. Siin on siis see platvorm, kuhu tulevad siis need soojalambid, kus nad saavad päikest võtta veel, seda elektrikuluga päikest, tegin neile sihukese söögialuse ka siia, kasti, mis on nagu loodusliku jalgade peal niimoodi, see saab liigutada, see ei pea siin kohas olema. Et saab toiduasjad panna siia, siis nad saavad süüa siin ja siis neil on muidugi sihukene vägevaken ka veel, mis käib lahti eraldi kardinaga, aga see hakkab avanema siis puuri sisse tulevikus, et me teeme puuri sisenemise sihukese suurema koha, et suvel saab lükata selle lahti, et õhk paremini läbi käiks, et saavad siit ka puuri minna, aga tõenäoliselt me teeme kuskile siia selle luugi ka, kus nad saavad talvel väljas käia, et ei peaks talvel seda lahti hoidma, sest muidu on energiakulu lihtsalt liiga suur. Aga betoonpõrand siia jääb lihtsalt, seda on hea koristada, et peame panema ääreliistud veel mõned ja aknaääred ja siis võrkseina teeme lõpuni. Elekter on vaja vedada
internetikaablid on vaja vedada, aga kui elekter on sees ja võrksein on olemas, siis me saame panna leemurid juba siia sisse ära, et leemureid see interneti asi nagu väga ei kõneta ilmselgelt, aga miks internet tuleb sellepärast, et siia nurka on praegu seisuga planeeritud siis väikene kaamera, mis hakkab siis näitama, vaatame kohe, kus see kaameranurk on, hakkab näitama siis niimoodi leemuri majja ja siis me tahame teha sellist võimalust, et saab internetis siis vaadata 24/7 täpselt seda, mida leemurid majas teevad ja tulevikus ka puuris siis, et see tuleb panna automaatvalgustus niimoodi, et läheb valgus ise põlema hommikul ja õhtul läheb kustu, aga noh, selles mõttes see kaamera on infrapunaga niimoodi, et näeb öösel ka, mis nad teevad või kus nad magavad. Et sükene live kaamera võiks tulla siia, vot see oleks nagu äge. Kindlasti mul jäi nagu midagi näitamata, sest see ajavahe, mis ma olen näidanud ja millal ma viimati video tegin, on päris pikk olnud, aga ma arvan, et mingi ülevaate juba saite, et mis toimub praegu. Et ma ei luba midagi, kas ma teen videosid vahepeal rohkem või mitte, vahel ma luban ja siis ma ei tee, aga ma proovin, annan endast parima, et natuke kursist teid ikkagi hoida, et nagu täiesti ära ei unustaks, et me oleme siin olemas. Jah, ma arvan, et on hästi. Praegu seisuga kõik toimib, meie jaoks hakkab ehitushooaeg nüüd pihta, sest loomaaed läheb ju nädala sees kinni, aga see tähendab meile väga palju tegusid rohkem juurde. Tööga tublid, share, like, jagage, näeme järgmine video ja tšau!